oli šokis, kui leidis oma noorima velle Heiti just sellest kuurist, kus politsei tulekuni lebasid Reku ja Rocki surnukehad. Miks Heiti oma viimasteks hingetõmmeteks just selle koha valis, võib täna vaid oletada. Heiti oli kõigest 30-aastane tavaline Eesti maamees. Eelmisel päeval, kui kogu pere kokku sai ja sauna tehti, tundus kõik veel täiesti korras olevat. Mitte miski ei viidanud sellele, et järgmine päev tuleb kurvematest kurvim. Venda õhtul koju ei tulnud ja siis järgmine lõunaõde leidis ta. No päev aeg ta leidsime ja siiamaani ei usu. Heiti oli hästi sõbralik, abivalmis. Talle meeldisid loomad, lapsed. Õrna hingega mees. Jah, meeletult. Selle aasta veebruaris veristas jahimees Mirek Matikainen Heiti Merilo silme all tema koera Reku. Märganud talu lähedal põllul peetavat koerajahti püüdis Heiti seda igati takistada. Vanema venna Toomase koer Rocki oli juba küüni juures tapetud. Heiti koer Reku lidus kabuhirmus kodu poole, aga mootorsaan oli kiirem ja sai oma ohvri kergelt kätte. Heiti hüüded vaprad jahimeest ei peatanud ja Mirek lasi lendu saatuslikud kuulid. Truu majavalvur suri peremehe käte vahel. No mina olin selle nagu sokis või mina ei tea, mina oskan niimoodi ütelda. See ei tulnud nagu midagi, nagu rääkisin, aga ei mäletagi nagu. Lihtsalt ma olin koera juures põlvili maas ja ei oska mul midagi ütelda. Kui nii mõnelegi tundub see ehk võõrastav, aga tegelikkuses kasvavad inimesed ja loomad kokku. Lausejupp, et loomast saab täieõiguslik pereliige, vastab päriselus tõele ja iga normaalne loomaomanik elab oma sõbra kaotust raskelt üle. Ka Heiti parimaks sõbraks oli Reku, kelle seltsis mees iga päev palju aega veetis. Et iga hommiku käisivad nad jalutamas koos, iga õhtu, no absoluutselt kõik tegevused, söögid, asjad, kõik tegi nagu Heiti, et see oli tema koer. Ja peale seda, kui seda koera ei olnud, läksime koos maale, siis esimene asi, kui ta läks, karjus kohe Reku. Oli juba surnud. Jah, see Rekut ei ole, siis läks jalutama, mingi tund aega oli kadunud, siis tuli uuesti koju tagasi. Ühe sõnul elas Heiti Reku surma väga raskelt üle. Teised ei leinavat aga lähedast inimest niimoodi taga kui Heiti oma koera. Vennakese käitumine muutunud märgatavalt. Heiti elas üle seda koera tapmist väga raskelt, ta lootis, et tuleb õiglane otsus, see koera ei talle kui sõber. Midagi. Hakkas kuulama isamaalisi laule. Jah, Eesti kuld ja Eesti muld ja Eesti süda oli tal viimane 6 aega kogu aeg. Oh, ei jõua iial öelda ma, kui stäidad südame. Sinu põue tahan heita ma kord viimse unele. Viimaseks piisaks Heiti kannatustele karikas sai Viru ringkonna prokuratuuri otsus, mis lõpetas kriminaaluurimise ja sisuliselt jahimees Mirek Matikainen pääses puhta nahaga. Heiti oli vihast ja ülekohtust lõhkemas. Jah, kui see kohtuotsus nüüd tuli 6 aega tagasi, siis jooksis juhe kokku täiesti ja hästi kinniseks muutus, hästi kinniseks. Mingi aeg ta rääkis, et läheb ja laseb lihtsalt selle koeratapja maha, aga siis sai nagu selgeks, et sellel ei ole mõtet. Viimane 6 aega siis tegeles meeletusspordiga, jooksis päevas 35 kilomeetrit, iga päev, lihtsalt iga päev. Tal oli see kohustus, isegi vihmaga, et ta elas niimoodi ennast välja. Kullenga küla vahel sahistatakse, et prokurör ja Matikainen olevat semud ning Lasila saekaatri boss lihtsalt mätsinud kogu asja kinni. Heiti peas hakkas valmima julm kättemaksuplaan, mis õnneks küll ei teostunud. Tagantjärgi oskab pere juba öelda, et tegelikult valmistas nende noorim vend ennast viimaseks teekonnaks ette. Jah, me saime teada, et ta käis läbi nii Haapsalu, Pärnud, Viljandid, kus iganes, kus olid ta sõbrad ja tuttavad. Ja ega me muidu ei teadnud, ta ju ei rääkinud meile midagi, aga siis, kui Heitit enam ei olnud, telefonist leidsime numbrid, helistasime, siis kõik rääkisid, et jaad, et Heiti käis nagu meie juures ja oli hoopis teistsugune. Käisime ka koos õdede ja vendadega kõik koos surnuaial, tegime seal kõik korda, kuhu on maetud ema ja vanaema. Kui olime surnuajal, käisime korda tegemas, käisime, ostsime Heitiga koos lilled, istutasime sinna ja siis Heiti seisis tükk aega ja küsib, et huvitav,
see oli kuskil 2 nädalat enne seda võeti. Siis Heiti küsis, et huvitav, et kui mina ära suren, et kuhu siis mind maetakse. Ja tagantjärgi, kui mõtleme, siis kõigile nagu jäi mingi vihje. Ta käis Ida-Virumaal, siis õde tahtis üles panna pildiraamid, mida Heiti absoluutselt ei tahtnud. Ja kui oli see kõik juhtunud, siis õde avastas, et need pildiraamid olid musta lindiga. Sellega kurvad sündmused Kullenga külas ei lõppenud. Heiti kannatusi ja viha nägi pealt ka naabrimees, kes kogu hingest oma sõbrale kaasa elas. Pärast Heiti matuseid lõppes paraku ka tema ramm. Me arvame küll seda, sest ta sai väga hästi taga läbi ja siis kui matsime venna, siis järgmine päev maati see naabrimees. Naabrimehega juhtus, ega ometi ka enne seda? Ei mitte, ei usu. Ei oska kommenteerida. Arvata võib, et süda ütles üles. Mida arvab aga spetsialist, mis viib ühe täiesti normaalse, karske ja noore mehe nii äärmusliku teoni? Antud lugu on kurb, aga samal ajal ka väga õpetlik. Inimene on ühiskondlik olevus ja temal on palju neid tegureid, mis teda mõjutavad ja tema hingeelu mõjutavad. Üks tähtsamaid on lähisuhe. Ja lähisuhe on selline, et inimene võib olla nii ja naasugune ja teinekord veab alt ja teinekord ei vea, aga koer on sul viimase hinge tõmbeni truu ehk teissõnadega kiindumus oma koerasse, sõprussuhe koerasse on teinekord 10 kordi tugevam kui inimese ja inimese vaheline suhe. Nüüd pärast seda, kui see õnnetus juhtus jahimeeste ja selle koera vahel, siis selge see, et temal tekkisid suured sisemised pinged ja nüüd õpetlik on see, et ta hakkas tegema kehalisi harjutusi jooksma, et läbi kehalise tegevuse, läbi jooksmises see pinge, vaev ja mure välja joosta. Aga sellest ei väheks. Ja väheks ei sellepärast, et vahepeal tuli siis see kohtuotsus, mis siis tema jaoks nagu pidi andma lahenduse, et halb on saanud karistada ja õigus pääseb võidule. Sealt tuli temale siis uus psühhotrauma, mille tulemusel siis asi lõppes nii kurvalt, nagu ta lõppes, ehk antud juhul siis suitsiidiga. Eesti elu on karm. Veidrana tunduvad seadused, ametnike üleolev suhtumine ja mõnede tegelaste karistamatu tegutsemine viib inimese viimase piirini. Selline ohtlik kombinatsioon on Kullenga külla toonud leina ja hingevalu. Aga ma ise mõtlen, et oleks ta nüüd teadnud, et loomakaitsed edasi asja kaebavad, ma arvan, et oleks ta praegu meie seas.